No kui hea meelega sa üldse 2 hooaja vahel kahevõistlusest rääkida tahad, ütle ausalt. Aus vastus mitte väga, sest on päris palju saab rääkida, ütleme siis hooaja jooksul ja sellest mõelda, nii et eks aga võib-olla sellises keskkonnas on nagu hoopis teised teemad, mis ma muidu võib-olla mõtleks ja räägiks, siis et ma arvan, et see on tegelikult täitsa tore. Aga oled sa saanud tulla nüüd selle eelmise hooaja rattalt maha? Ja nüüd küll juba jah, sest eks põhimõtteliselt kuni eelmise nädalani ikkagi või tegelikult siiamaani käib ju, ega kui hooaeg läbi saab, siis sa ikkagi ju treenid edasi, siis tulevad 100 muud kohustust, juba planeerid uut hooaega ja eriti kui nüüd olümpia läbi saab, siis tavaliselt alati on rohkem muutusi kui siis ütleme selle 4-aastase tsükli keskel, nii et eks seda asjaajamist on kõvasti ja võib-olla polegi elus nii palju seda olnud varem, nii et see on jälle siuke uus väljakutse. No selle osani me jõuame veel. No ma mäletan veel paar aastat tagasi sinuga intervjuusid tehes me keskendusime murdmaosale, et mis seal murdmaosas saaks ikkagi paremini teha. Aga nüüd kuidagi asjad on pöördunud ja hüppemäel ei ole asjad olnud nii, nagu sa oled ise tahtnud. Siis sa lähed olümpiale, on normaalne võistlus, võtad liidrikoha ja istud seal liidritoolil kuni lõpuni välja. Aga enne kui me ka selle päeva juurde läheme, siis ma saan aru, et imed hakkasid juhtuma Seefeldis, kus oli siis viimane maailmakarika etapp enne olümpiat ja te jäite sinna pärast laagrisse. Et räägi, mida te seal tegite oma selle hüppevormiga? Ja, et eks oli väga teadlik valik. Seefeldis, kui alustada sellest, on ikkagi merepinnast 1100-1200 meetrit seda kõrgust. See on juba hüppamisel mõjub päris palju, kui ütleme, hüpata siin Tehvandil, kus on 0 meetrit põhimõtteliselt, et kindlasti õhus, ma ütlen, õhutihedus on õhk on hõredam ja kuna Seefeldis puhub põhimõtteliselt kogu aeg kuni 3-4 meetrit tagant tuult, kui me hüppame, siis oli ideaalne koht, kus treenida, kuna põhimõtteliselt siis Val di Femmes on praktiliselt põhimõtteliselt identsed olud samamoodi kõrgel ja tagant tuul, ehk see oli väga teadlik valik ja lisaks sellele siis kasutasime seda väikest 70 meetri mäge, et kuna hood on väiksemad seal, lihtsam on asju parandada, siis tegelikult meil oli väga kindel siht juba siis, kui meil kas lõppes Oberhofi MK etapp, et Seefeldi MK minu jaoks on siuke teisejärguline, tegin tugevasti trenni seal eelnevalt juba ja siis pärast seda keskendusin veel hüpetele, et eks jah, kui oli aru saada, et see MK hooaeg nüüd ei ole midagi väga erilist, siis tuli võtta siht ainult olümpiale ja eks seal mingid imesi me otseselt ei teinud, tegime väiksed muutused varustuses ja tegime absoluutselt kõik selleks, et siis seal olümpial need detailid jookseksid paika, mis on nii 0 komad, aga lõpuks see siis andis sellise efekti. No need muutused varustuses ka, et ma ei tea, kas see on avalik info, aga et sa said endale ala ühe õige aegade parima Jarl Magus Riiberi suusad, et kuidas see juhtus, kas laenas said endale, kuidas Riiberi suusad siis sinu omast nii palju erinesid? Ega tegelikult seal me proovime neid suuski, kuna mehed on üldiselt pluss-miinus samas kaalus samade parameetritega, siis eks me ikka testime neid suuski, aga lõpuks me leidsimegi ühe paari, mis oli samuti jällegi täpselt nendele taganttuule oludele väga sobiv, suusad olid natuke pehmemad, seda kui sa vaatad neid, kuidas need suusaotsad avanevad, seda oli rohkem ja siis lõpuks testisime välja, et see paar on järsku toimib palju paremini kui see paar, mis mul oli ja lisaks sellele hoovõtukiirused, millega ma tegelikult on läbi ajaloo nagu ikkagi maadlenud, läksid märgatavalt paremaks, ehk siis see suusk oli nii palju parem ja ma arvan, et see oli kindlasti päris suur ikkagi põhjus, miks ma ka paremini hüppama hakkasin, sest see kõik need, kui saad juba 0,5-6 hoogu seal juurde, siis see tähendab juba põhimõtteliselt 1-2 poomi. Ehk see andis mul hüppele vabadust juurde ja muidugi ma arvan, et mida ei saa nagu pisendada, oli ikkagi need mäed sobisid mulle ka suurepäraselt, et ma juba tegelikult, kui me seal sügisel käisime võistlemas, ma sain aru, et ma saan nendele mägedele pihta ja tegelikult tundsin ennast mugavalt ja siis juba see andis niisugust lisaenesekindlust. Aga ma saan aru, et ikkagi laskumisasendis olid ka asjad kinni, et kas siis see, et te läksite sinna K70 mäele, et see siis lahendaski olukorra, et seal saite selle laskumisasendisi ka paika? Ja kindlasti oli üks asi see laskmisasend, aga ikkagi võib-olla see tehniline pool ka, et kuna seal põhimõtteliselt on need kiirused jäävad sinna, ma ei tea, siis sinna 75 kilomeetrit tunnis versus, mis me hüppame siis suurematelt 90 meetri mägelt, kus on siuke 90+,
seal oli päris lihtne seda, või mitte lihtne parandada, aga kindlasti lihtsam seda parandada ja eks me seal hüppasime ja ega see väga nagu mugav ei ole, kui sa oled ikkagi täiskasvanud inimene ja siis hüppad siuksest lastemäest, siis ega kõik, mis peale nagu see äratõuget toimub, on sihuke teisejärguline, et aga kindlasti ma arvan, et üks asi, mida ma tahan nagu öelda, et oli nagu treenerite tark otsus, aga eks aastatega on endalgi midagi siia kahe kõrva vahel tekkinud ja saad aru, et mis su keha vajab ja mida tegema peab, et siis olla nagu kõigil tähtsamal hetkel valmis tulemusi tegema. Nii, aga hooaeg ei olnud läinud hästi. Seefeldis justkui ise ka tundsid, et midagi te saite asjad rohkem korda. Ütle, mis mõtetega sa siis ikkagi olümpiale läksid? Väga kerge oli minna selles mõttes olümpiale, et ma ei olnud ei enda silmis ega teiste silmis ju medalilootus ja niimoodi on alati lihtsam minna, kui sa tead, et tegelikult sa ei ole nagu suur soosik. Et oli seal väga palju näha ka teistelt riikidelt, kes tegelikult tulid medali mõtetega ja täiesti ma ei tea, mis see põhjus lõpuks oli, aga kindlasti see koorem on suur ja minul seda õnneks või kahjuks siis sellel hetkel ei olnud, et see kindlasti ka aitas kaasa teha rohkem oma asja ja mitte mõelda siis, mis need tulemuse numbrid lõpuks on. Nii et ma arvan, et see oli kindlasti üks asi, mis mind ka natukene aitas. Sa pärast Suuremäe võistlust ütlesid, ma tsiteerin, et alati peab üks paganama asi olema, mis kripeldama jääb. Kas seal normaalmäel jäi midagi kripeldama? Hüppe meil kindlasti mitte. Ma arvan, et ma tegin võib-olla 1 aastate kõige puhtama tehnilise hüppe ka ja mis tegelikult mul nagu endale meeldib siis nagu ka näiteks, kui me lähme hüppame Suuremäe peale üle korraks, et ma tegelikult treeningutel ka ei suutnud kohe ennast leida, aga nii kui tekib mul mingi sihuke võistlusnärv või ma tunnen, et asjad on väga olulised, siis ma hoopis nagu suudan ennast mobiliseerida nagu selleks inimeseks, kes ma võib-olla pole paar päeva olnud, et see hea sooritus ära teha, et kindlasti mul see võistlusnärv on alati tulnud kasuks ja siis ma kontrollin oma keha veits paremini, aga jah, seal väiksel mäel, et ma tegin tehniliselt hästi, muidugi olud väga ei soosinud, tegid seal väga raskeks, aga seda enam ma tundsin, et siis pidi hea hüpe olema, et ma lõpuks seal liidriolil olin ja ei äge oli. Kui inimesed tulid ütlema, et ma lasin 1,5 aastat naeratamas peale hüppamist näinud, siis see näitab, et tegelikult endale ka andis päris hea emotsiooni. Ja selle emotsiooni pealt minna murdmaosale peale, mis seal vahepealsel ajal toimus, ma ei tea, võtsid seal juba õnnitlusi vastu või millega sa tegelesid sellel ajal enne murdmaasõitu siis? Ei, täiesti tavaline, üritasin ruttu süüa ja juua midagi, sest tegelikult see vahe oli väga väike seal, et ja veel tuleb ju tegelikult seal bussidega sõita olümpiakülla, vahetada riid, et sõita siis suusarajale, et tegelikult seda aega ei olnud väga ja ma telefoni võtsin ainult nii palju kätte, kui oma kihlatuga rääkida siis, et ja see oli samamoodi, et pole ammu pisaraid ka niimoodi vist valanud nagu tollel hetkel, et eks see oli väga suur emotsioonide mäng seal, et eks me mõlemad ju teame lõpuks, et mis need aastad on olnud aga jah, peale neid emotsionaalseid hetki siis nagu tuleb jällegi keskenduda sellele spordile ja läksin sõitma nii palju, kui ma suutsin ja tegelikult võib-olla väikse vahemärkusena siia tuua veel, et kuna see hüppepool tollel hetkel oli, ma arvan, 1 aastate parimaid, siis ma natuke tundsin, et võib-olla murdmavorm ei ole nii hea, kui ma tahaks ja lisaks sellele olid olud ja rajad ka nii rasked, et ma olen üpris realistlik inimene, ma sain aru, et kui ma medali siin saan, see on väike ime, et kõik need kõvad sõidumehed olid mul, ma ei tea, 7 tükki kohe põhimõtteliselt selja taga, aga ma arvan, et ma tegin seda, mis ma suutsin ja üritasin seal ees püsida ja jah, viimaseks ringis kahjuks enam seda jaksu ei olnud. No ma arvan, et me kõik nägime ka telekast või kes koha pealt, et need olid brutaalsed olud ja kuna sa nii kütsid kahevõistlusest hea meelega praegu ei räägiks, siis ma selle murdmaosa jätan praegu üldse välja, et see tõesti oli ka õudne ise vaadata seda pealt, aga räägime ikkagi natuke Suuremäe võistlusest ka, et kuidas sa selle nüüd enda jaoks oled kokku võtnud? Ja ega suuresti tegelikult, kui nüüd võtta kõik need 3 hüpet, võistlushüpet, mis ma tegin, siis 2 ma need tegelikult ju võitsin, et ka tiimsprindil mul oli parim tulemus ja ka Suurel Mäel selle väikse vääratuse tõttu ma kaotasin täpselt nii palju punkte, et oleks saanud teiselt kohalt startida, mis sellel hetkel väga palju aitas, et nagu sa tõid ka välja, et see oligi see, ma olen nagu tõsiselt vihane, et nii rumala vea tõttu ma sealt startida ei saanud, aga oleme ausad, ega see suurt pilti ei oleks ikkagi muutnud, et reaalsuses võib-olla see 5. koht oleks tollel hetkel jäänud, sest ega mehed, kes seal medalite eest võitlesid, sõitsid juba enne meest ära, aga jah, et
mis ma sellega öelda tahan, siis on natukene tundub uskumatu, kuidas tulla ei kusagilt ja siis olla põhimõtteliselt olümpia peaaegu parim hüppaja ja siis peale seda jälle kuskilt ära vajuda. Et ma ei tea, kuidas see juhtus, et noh, me tõime neid väikseid nüansse siin ette, aga mingi mobiliseerimine seal tekkis ja need mäed sobisid, nii et siis tegelikult seal suurel määral ka algas pigem keerulised treeningutega, aga kui natukene tegid mingid korrektuurid, siis sai jälle selle hea tunde tagasi ja siis läks juba lihtsalt. No enne jõule sa ka tõid välja, et sul on probleeme lisaks ka hüpetele ka enesekindlusega ja ma tean, et ka eelmisel aastal enesekindluse teema tuli jutuks. No kui suur nõiaring see on, sest üks ikkagi ju mõjutab teist. Kui pole enesekindlus, siis ma ei kujuta ette, mis tunne on hüpata ja kui hüpped välja ei tule, kaob ka enesekindlus. Et räägi sellest nõiaringist. No see suusahüpped on selles mõttes, nagu ta tundub väga lihtne ala, et palju seal ikka trenni tegema peab ja hüppad mäest alla ja kõik muud kui tuleb, aga selles mõttes ma ütlen alati, et minu jaoks murdmaasuusatamine on selles mõttes nagu lihtne ala, et sul on ka, see on üpris must ja valge. Sa treenid, sa saad mingi tulemuse. Vahepeal läheb see nagu kehvemaks, sest võib-olla on kuskilt midagi valesti tehtud. Okei, aga hüppe meil see, et sa võid panna sinna, ma ei tea, sa võid panna 100 tundi, sa võid panna 500 tundi, sa võid 1000 tundi ja see, noh, seal ei ole mingit reaalselt tagasisidet. Et sa ei saa mingit reaalset tulemust, okei, ma teen need ära, et nüüd tuleb. Et see ongi, et nagu ta on nii mentaalne ala ja lõpuks sul piisab väiksest kehalisest mingist tunnetusest, ma ei tea, sa ei tunneta piisavalt hästi oma selga, sa ei tunneta täna oma, ma ei tea, tagareite midagi ja sa oled juba kadunud, et selles mõttes ongi, see on nii kaootiline ala kuidagi ja seal eriti just, kui sa suusaosa veel juurde teed, siis ärkadki üks hommik üles, ma ei saa mitte midagi aru ja siis lähedki hüppama ja siis üritad sealt midagi teha, et jah, see on nagu väga-väga keeruline on läbi aastate ja just peas ka, et kui sa vahepeal on selline tunne, et sa teed ükskõik mida, et paremaks saada ja see kõik läheb hullemaks ja siis on niisugune tunne, et nagu ma ei tea, ma isegi ei lähe põhimõtteliselt piltlikult öeldes, ma ei venita, ma ei tee ühtegi soojendust, põhimõtteliselt oled nii kange kui saad ja lähed trennis ja ikkagi tuleb asjad. Et see ongi vahepeal see nii automaatne liigutus sees, et seda ei suuda isegi murda, kui sa tahaks seda midagi valesti teha. Et jah, eks siis mingil hetkel lihtsalt, kui sa selle asja leiad, siis hoiad sellest kinni ja üritad nautida seda ja mingil hetkel seda ei tule, siis ongi, et eks on, ma olen 20+ aastat teinud, ikka ei saa aru, kuidas see hüppamine järsku tuleb ja kuidas ta järsku ei tule, nii et nii see paraku on. Aga kas sul on ikkagi olnud viimastel aastatel reaalselt hirmu või tuleb seal mäel mingi plokk ette? Ei, hirmu ei ole, et pigem kui on väga sellised kahtlased olud, et siis on selline, et kas mul on nüüd vaja minna seda riski võtta, et pigem on aastatega seda tekkinud, et aga see on ka pigem selline teadlikkus või kogemus, et ei lähe lihtsalt niisama hüppama enam, aga viimane selline, kus ma tõesti tundsin, et sihuke elevus ja isegi natuke peopesad läksid igiseks, oli see Lennumäele see esimene hüpe, kui tegelikult, kui sa näed, mägi on täiesti udus peale otsa, et sa isegi ei näe, kuhu sa hüppad, et see oli kindlasti see viimaste aastate üks kõige ägedam kogemus, et võib-olla viimati tundsin seda, kui ma Nõmmel seal või Mustamäel hüppasin, kui ma olin vist 8-aastane sealt mäest alla. Ja istun seal poomil, vaatasin, et nagu ma ei taha siit hüpata tegelikult, aga et ma arvan, et see on nüüd 20 aastat mööda läinud ja said sama tunde kätte põhimõtteliselt, et see on äge. Lihtsalt taustaks, kes ei tea, siis kahevõistlejatel tehti maailmakarikasarjas ajalugu, kus siis esimest korda oli Lennumäe võistluskavas ja me enne korra põgusalt rääkisime ja minul oli tõesti üllatus, sa ütlesid, et sa läksidki täiesti tühja koha peal või null, et ta ei olnud kordagi Lennumäel enne hüpanud ja siis otsevõistlusele. Et kuidas see võimalik on? Ma kõik olete näinud Lennumäe võistlust telekast, et räägi sellest. Jah, ega tegelikult seda Lennumäge ei tehta ju korda treeninguteks. See on ainult väga kindlad võistlused, mis aasta jooksul on kas neid 4 tükki või 3 tükki erinevatelt mägedelt üldse. Et jah, ja ega tegelikult seal ei olegi väga midagi treenida, et lihtsalt põhimõtteliselt hüppe pool on suhteliselt sama, võib-olla lisatakse sihuke 5 kuni 7 kilomeetrit tunnis juurde, olenevalt mägedest aga mis selle ägedaks teeb, ongi see, et tavaliselt, kui sa peale 100 meetrit hakkad ennast kokku korjama ja maanduma, siis tegelikult see hüppe see lend hakkab alles pihta. Ja see oli tõesti äge tunne, et kahjuks ma ise ei suutnud võib-olla parimaid hüpped seal teha, ei saanud päris seda 230 meetri lennutunnet kätte, et jäi sinna 200 meetri juurde, aga ikkagi, et mingi kogemuses andis ja sükest elevust pakkus see absoluutselt kõigile, kes sinna läksid, et tegelikult oli väga vähesed, kes oli ennem kahevõistlejatena seal hüpanud ka, et kes on saanud siis suusahüppajatel proovihüppajad olla või midagi sellist, aga jah, see oli päris äge kogemus, ma arvan, kogu pundile. Aga nüüd, kui
pärast olümpiat, paranda, kui ma eksin, oli 3 maailmakarika etappi ja sa oled ise vist välja ka öelnud, et pingelangus olümpiast oli nii suur, et ega selle taha paljud asjad jäi, et oli siis see pingelangus, mis siin hooaja lõpus määravaks sai. Ma arvan küll, et seda on võib-olla sportlasena halb öelda, aga peale olümpiat mul oli nagu null tahtmist mitte ühtegi füüsilist asja teha. Mul on lihtsalt vist pea nii väsinud, et ma diivani pealt ennast püsti ajamine vist pole kunagi nii raske olnud, et ega ma võiks valetada, kui ma ütleks, mulle sport peale seda meeldis, et mingi nii kurnatus tekkis peale seda ja tegelikult see ei ole ainult ju olümpiaperiood, see on tegelikult see hooaja vältel, see on kogu aeg, sul tiksub kuklas ja siis need viimased 2-3, ütleme isegi 6 aega, kus sa tegelikult elad täiesti sükest absurdset elu, sa lihtsalt käid täiesti hiilid mööda nurgatagusid ringi selles mõttes, et sa ei taha haigestuda, sa ei taha midagi valesti teha ja ma arvan, et kokkuvõttes see väsitab veel rohkem, et teha kõik selleks, et ma oleksin vormis, terve, vaimselt terve peale seda, et ja siis teha veel tulemusi ka, et kui see nii-öelda õlad nagu alla langevad korraks, et siis on tegelikult läbi, et ma poleks pidanud võib-olla seda tegema, aga tollel hetkel ma ei osanud muud moodi ka, et muidu ma oleks, ma ei tea, üldse kuskil ära vajunud, et see tõsist sükest pingelangust ma pole vist ammu tundnud. No me teame, et nii mõnigi kahevõistleja suuremad nimed siis lõpetasid karjääri, aga sina jätkad, võtad aasta korraga. Räägi, mis siis praegu need suuremad muutused on? Ma saan aru, et nüüd sa ikkagi liigud Trondheimist Lillehammerisse, et räägi nendest põhjustest ka. Jah, kuna nagu näha, siis kahevõistlusel on nii suusahüpete poole üle, et kui sa ei ole seal esimeste hulgas, siis tegelikult sul väga palju ei ole medalile asja ka enam või poodiumile, et me peame tegema muudatused natukene tehnikas, varustuses ja tegelikult miks see ka hooaeg algas meil nii, ütleks pehmelt öeldes ikkagi halvasti, oli ka see, et me tõime väga palju uusi muudatusi ka varustusse, kuna siis Jar-Magnus Riiber võttis selle asja seal üle, et tegelikult see natukene liiga vähe aega selleks, et minu eesmärk ongi nüüd minna sinna, saada rohkem veel abi, jätkata seda tööd, et see oli näha, et need muutused läksid õigesse suunda, aga miks see ka enesekindlus järgi tulnud, oli see, et liiga vähe usaldust võib-olla kõigesse. Et nagu ma mainisin, et olümpial oli see üks koht, kus kõik asjad lihtsalt sobisid hästi, varustus nagu sobis mägedele, ma ise sobisin sinna mägede otsa nii-öelda. Aga jah, peale seda siis, kui tulid näiteks seal need 3 järgmist etappi, järsemad mäed, siis oli jälle nagu segadus täielik, et ma tahaks lihtsalt seda vältida, et läheks jälle uuele hooajale peale, et ma olen selline ebakindel, kahtlen kõiges, kahtlen endas, et nagu ma mainisin, siis suusahüpetes niimoodi kaugele ei ole võimalik hüpata lihtsalt. No Jarli nimi on siin mitu korda läbi käinud, et millist elu üldse Riiber elab praegust, käisid ju ka sahinad, kui ta karjääri ära lõpetas, et no küll ta tuleb varsti tagasi suusahüppajana, et kui palju sa näed, et ta kibeleb tagasi ja kui suur taustajõud ta ikkagi on? Jah, ma arvan, et seda inimest peaks iga inimene nägema ise kõrvalt, et saada aru, milline on tõsine nagu heas mõttes hull inimene, et tema tahe, tema oskused, tema motivatsioon, et sa oled ise teinud suurepärase karjääri ja sa oled veel rohkem motiveeritud, et nüüd edasi panema ja nüüd panustama veel teistesse. Et loomulikult ta vahepeal keerab korralikult üle võlli ka neid asju, aga sellist meest on vaja, et saada paremaks, areneda. Ja ma arvan, et hetkel me oleme õnnistatud, et ta selle asja üle võttis, sest nagu näha, et tegelikult kui need asjad toimima hakkasid, hakkas ka tegelikult terve Norra tiim suurepärast hüppama, et see on tema töö ja jah, ta on, ütleme niimoodi, et kui me spordi ajal saime okeilt läbi, siis ta on ikkagi väga palju muutunud selles ajas, et kuna tal enam ei ole seda, et ta peab võitma ja seda pinget kogu aeg peal, et ta peab kõik enda poole krabama, siis ta tegelikult tahab nagu anda väga palju ka teistele tagasi ja oma oskusi, nii et õige mees õigel kohal. No nii kurb, kui see ka ei oleks, siis kahevõistluse tulevik on küsimärgi all, keegi ei tea, mis saama hakkab. Kõigepealt, kui palju teil tagatubades liigub rohkem infot või et kas te teate sama palju kui meie, kuidas sellega on? Ma ei tea, palju sa tead muidugi. Ma tean, et varsti tehakse otsus, kas naised pääsevad olümpiale või mitte. Kui ei pääse, siis kahjuks teie ei pääse, et see on kõik. Ma arvan, et ma tean täpselt sama palju, et tegelikult ma tean, et juunis tuleb mingi otsus. No, minu sisetunne pigem ütleb, et see 2030 ta pigem on, aga see on lihtsalt minu arvamus, et see baseerub tegelikult puhtalt lihtsalt sellele, et
et kuna ikkagi prantslastel see ala on pigem olnud alati hingelähedane ja nende huvi on ikkagi seda seal hoida, siis ma arvan, et nagu ma olen ka kuulnud, siis nendel on ikkagi korraldajariigil on mingid alad siis omalt poolt ka soovitada, mida nad tahaks seal näha. Aga eks see näha, et kokkuvõttes ongi lihtsalt see kohtade arv on suhteliselt paindumatu olümpial ja sellepärast nüüd ka see probleem, et kuidas mahutada mõlemad sood sinna ära. Kui palju sportlased omavahel sellel teemal räägivad? Ikka ju mõtled, et nii mõnigi, ma mõtlen nooremad sportlased näiteks, et ikka sportlased teevad olümpia nimel seda asja, aga kui sa ei tea, kas sa saad sellel alal olümpiale või mitte, ma ei tea, lähengi siis suusahüpete peale üle, et kui palju sportlased sellest räägivad, kui palju sa näed sellist hirmu? Kindlasti on, et selles mõttes, et ma arvan, et hirm kõige suurem selles, et tulevik on ju, tulevikus on teadmatus tegelikult. Aga jah, kui palju nüüd keegi sellest reaalselt mõtleb, seda ma ei oska öelda, aga kindlasti ma arvan, et see töö tegelikult kõik üldiselt, et sotsiaalmeedia poolel on päris palju panustatud, inimesi on kaasatud, et see oleks rohkem pildis, rohkem räägitakse sellest, et eks need sellised pisikesed asjad lõpuks ju mõjutavad päris palju ja nagu kogu maailm on sinnapoole liikunud ka, et kui sind ei ole pildis, et siis või sind ei ole sotsiaalmeedias, sind ei ole pildis, see ei ole sealt poolt ka tuntud, siis on ka nagu seda raske seda ala jätkusuutlikuna hoida, nii et eks seal ole väga palju tegelikult detaile, mis seda mõjutab. No teame, et sul on plaan sügisest ülikooli minna ja seetõttu on sul mais vaja teha matemaatikaeksam. On see nii? Jah. Kahjuks küll, jah. Ma mäletan, meil õpetati koolis, siis ülikoolis juba, et kes matemaatikat ei oska, neist saavad ajakirjanikud. Siin ma olen, et kus sul siis praegu on parem vorm, kas matemaatikas või hüppemäel? Hetkel vist matemaatikas ma pole päris palju ammu hüpanud, jah. Aga ei, ma ei tea, selles mõttes, eks ta on päris raske, et kuidagi 10 aastat tagasi tuli need lihtsamalt need asjad, et mulle pigem matemaatika on nagu, ma ei tea, nende inimesed, kes matemaatika väga meeldib, siis sorry, kui siin keegi on, aga see on päris selline huvitav asi, mida öelda, ütleme siis nii. Aga ma ütlen ka selles koha pealt, et ma nagu saan sellest asjast nagu üldjoontes aru, et see ei ole mulle väga vastukarva ka, nii et jah, kuna siin nagu ma kandideerin, peab olema tugevam matemaatika tulemus, kui ma sain siis mingid aastad tagasi, siis ma praegu selle nimel töö teha, et see on nüüd aasta otsa olen õppinud, et väga kindlalt ei tunne, aga natukene aega ka. No me soovime igal juhul sulle edu. Just. Üks pikk plaan, mis mul on olnud, on lennuakadeemia olnud piloodi erialale, kus ma üritan ka sisse saada. Aga lisaks sellele olen ka Tartu Ülikooli kandideerinud, nii et eks siis vaatab, kuidas läheb, aga jah, nagu ma ütlesin, mingi samm nagu siin eelnevalt välja tõin, et natukene suuremad muutused kui tavaliselt on olnud need viimased aastad, nii et siis jah, lisaks kõigile spordimuudatustele tuleb ka natuke elulisi muudatusi nüüd. Soovime sulle edu. Aitäh. Kas kellegi on veel küsimusi tekkinud? Nii? Jaga nippi, kuidas leida motivatsiooni kõige raskemas olukorras? Ja. No ma ei tea, sellest motivatsioonist ma ei ole nagu otseselt kunagi nagu aru saanud, sest minu jaoks motivatsioon on see, et ma lähen mingeid asju tegema ja siis tänu sellele nii-öelda tegevusele siis ma nagu tunnetan ise, et ma saan sealt midagi tagasi, ma olen selle asja ära teinud ja see on kõik, mis mul nagu saan sellel hetkel teha. Ma ei tea, see võib kuidagi natukene kõlada nagu segaselt, aga motivatsioon ei tule kunagi lihtsalt, et ma ei tea, ma tunnen, et nüüd ma tahan seda teha või nagu see on äge, et minu jaoks see kuidagi motivatsiooni ei tekita, et minul on ainult see tegevus ja siis selle tulemusena siis see motivatsioon nagu kas kasvab või siis ma ei tea, kahaneb, aga mingi tegevus peab seal all olema, et ma ei tunne kunagi, et ma saaksin lihtsalt motivatsiooni sellest, et et näed, täna on ilus ilm ja vihm ei saja, et see tekitab motivatsiooni, et minu jaoks nagu siuksed asjad ei anna seda, et lihtsalt, ma ei tea, panen oma nii-öelda siis kulutan oma aega tegevustele, mis seda võib-olla motivatsiooni tõstaks siis või ma ei tea, kui see kuidagi on loogiline, et võib-olla mu aju natuke toimib teistmoodi, aga ma ei ole kunagi jäänud ootama mingit motivatsiooni, et minna neid asju siis sooritama või tegema. Pigem küll jah, et ma tunnen, et ma olen palju rõõmsam siis, kui mul on asjad tehtud.
noh, eks mulle meeldib oma asju kontrollida ka võib-olla liiga palju, mis ma teen, et siis, kui mul mingi asi tegemata on, siis see tugevalt häirib mind, et siis jah, kui mingi, noh, loomulikult see motivatsioon ju tekibki mingite õnnestumiste pealt natukene ja kui ma näen, siis saab jälle seda boost'i juurde sealt ja siis minu jaoks see kuidagi toimib, et ma ei tea, kas on kellelegi nagu soovitus, aga lihtsalt kuidas minu võib-olla aju toimib siis. Mina tahtsin teada, et miks sa otsustasid sportlasena kooli minna? Miks see sinu jaoks oluline või miks sa selline mõte tuli? Elu sunnib. Ei, ma ei tea, see on selles mõttes, noh, natuke naljaga, natuke mitte on üks asi see ja teine asi kindlasti, et eks see on tegelikult, see ei ole mul, see kool pole asi, mida ma olen tahtnud nagu nimelt eemale lükata, vaid see on pigem tulnud siis elu on sundinud seda tegema, et eks ma olen neid mitmeid aastaid tahtnud seda teha, minna, aga kuna ma olen põhimõtteliselt 6 aastat Norras elanud, siis eestikeelsest õppimisest ma nagu sain natuke und näha, sest ma isegi tunnen, kui ma nüüd tulen natukene tagasi Eestisse rohkem ja elan natuke rohkem siin, siis on ka kindlasti raske, aga lihtsalt Norras tundus see praktiliselt võimatu, kui ma siis kuskile norra keele seda õppima minna, nii et üks asi on see, aga kindlasti ma arvan, et lisaks spordielule mul on ka teisi unistusi ja ma arvan, et nüüd on neid natukene hakata õige, või noh, see on nüüd õige koht, kus hakata neid täitma ja ma arvan, et ja noh, õppimise vastu, nagu ma ütlesin ka varasemalt, mul ei ole ka kunagi otseselt olnud, et pigem minu elu on alates 7. klassist läinud niimoodi, et see kool on olnud niimoodi, et sihuke külastuskoht ja siis üritad 2 nädala või kuuga või asjadega lihtsalt tarbida selle aasta mahu, et siis, et jah, see on stressirohke olnud, aga et võib-olla nüüd natukene saab siis rahulikumalt seda protsessi teha. Ma arvan, et hea näide, et Kristjanile meeldib õppida, on see, et sa ju räägid soravalt norra keelt. See on ka sihuke, jah, soravalt. Sest saadetigi meile Norrast intervjuu, Kristjan Ilvese intervjuus me tellisime, et Norra ajakirjanikud aitavad ja siis oli selline moment, kus küsiti norra keeles küsimus ja sa hakkasid automaatselt norra keeles vastama, said aru, et oota, ma pean eesti keele peale lülitama, et see oli väga tore näha, et ta lihtsalt on nii sees selles juba. Ja ma tean ka, mul on Norrast tuttavad, kes on mulle kirjutanud ja kiitnud, et ma saan aru, et su norrakeelsed intervjuud on ka sinna televisiooni jõudnud, nii et jah. Ega sellega on see, et ega mingid artiklid lähevad nagu jumal juhatab, aga inimesed saavad aru, mis ma ütlen, et eks ma pole tegelikult väga palju õppinud, ma olen pigem lihtsalt, noh, sa kuuled, sa oled keskkonnas kogu aeg, sa räägid toakaaslastega, et see on pigem sellisel tasemel norra keel, et grammatikaeksamid ma kindlasti ära ei sooritaks, et ma sellest väga ei tea midagi. See on pärast matemaatikat, siis teed selle. Nii, Kristo ja Allaril mõlemal. Aitäh, Kristjan. Tulen korraks selle Norra teema, et sa läksid 6 aastat tagasi Norra. Kuidas sa ei ole oma karjääri lõpetanud, aga nüüd tagantjärgi vaadates, et kas see oli õige hetk minna, oleks pidanud varem minema, aga sa teeks midagi teisiti ja mida sa soovitaks täna nendele ägedatele noortele kahevõistlejatele, kes meil üksteist aga sinuga oli Milanos koos, et kuidas nemad peaksid selles plaanis nagu mõtlema ja vaatama? No minu puhul see oli kindlasti ainuõige otsus, et ega tegelikult sa ju ei tea kunagi, kui sa lähed kuskile täiesti võõrasse keskkonna, võõraste inimeste juurde, et mis sealt saama hakkab, on ju, aga mingi lootus oli ja inimesed, kes seal siiamaani tegelikult töötavad, tundusid väga toredad ja abivalmid ja selles mõttes, kui mul tegelikult see 1 aasta oli, kus noh, kas oli 2019 aasta, kus tegelikult mitte midagi ei õnnestunud ka, et sinnamaani tegelikult ma olin kogu aeg arenenud ka Eestis. Eestis tuli päris suur tagasilöök ja sa näed tegelikult, kuidas maailm mingites kohtades liigub nii eest ära, et ja siis tuli selline võimalus, sellest tuli lihtsalt 2 küünega kinni hoida ja noh, mis ma omalt poolt nüüd tagantjärgi näen ka, et kui sul selline võimalus tekib, sa pead olema nagu, ma ei tea, üks suur auk ja kõik seda neelama endas seda infot, et ilma selleta ma arvan, et ma ise ka ei oleks neid asju teinud, mis ma olen teinud, et sa pead olema avatud, küsima, käima järgi, käima pinda inimestele, et jah, sulle pakutakse see võimaluse, kokkuvõttes keegi ei tee ju neid asju ära ja ikkagi 2 aastat võõras keskkonnas, noh, see oli kõike muud kui lihtne tegelikult, et jah, ma tegin sporti, ma noh, samu liigutusi tegin, aga hoopis teises keskkonnas ja tegelikult ega vahet ei ole, kui tore või mitte tore inimese oled, siis võõras keskkonnas on ikkagi üpris raske algul ennast kehtestada. Et noh, nüüd on muidugi tagantjärgi öelda, tegelikult oli nagu äge kogemus, aga võib-olla esimesed 2 aastat ikkagi nii tore see ei olnud. Just nagu
ma ei tea, enda nagu tunde mõttes, sa jätad kõik selja taha, sa ei tea, kuhu sa astud tegelikult, sa oled täiesti tundmatusse kohta, et jah, kindlasti äge kogemus selles vaates, aga oli seal omad raskusi ja noortele kindlasti, et minge avastage, maailm on ägedaid kohti täis, kus ennast arendada, nii et ma ei ütle, et Eesti see koht ei ole, aga ma lihtsalt nägin, et minu spordialal meil ei ole piisavalt inimesi, kes oskaks edasi viia ja siin koha peal võib-olla ka kogu treenerite taustajõududele, et ärge hoidke oma neid sportlasi kinni ka, kui alati on see, et minu sportlane, minu laps, keda ma treenin, et laske neil areneda, las nad vaatavad, ma ei tea, maailma edasi ja arenevad, sest isegi kõige ma ei tea, tugevamal riigil, näiteks nagu suusariigil, nagu Norra on, et nemad teevad samamoodi, nad ei tee kunagi teist aastat täpselt samamoodi, nii et see ongi, mida on kõige rohkem, ma arvan, ka meil väiksel riigil õppida, et isegi maailma parimad nad ei puhka ja siis ei tee täpselt sama mudelite järgi, nii et jah, see on see äge asi, millel ma siiamaani nagu lihtsalt imestan ja vaatan, kuidas vahepeal seal asjad toimivad. Allar? Võib-olla natuke jätk sellele, kui sa mainisid juba, kuidas nende noored võiksid vaadata väljapoole, aga see tähendab seda, et noor võtab ka vastutuse. Kuidas sina täna oma hooaega, kas sa manageerid ise eelarved, sponsorid, võistlused, treenerid, klubi, keda sa esindad? Mismoodi see on reguleeritud, on sul mingid siduvaid lepinguid, kas sa pead 4 aastat ette midagi ütlema või sa saad aasta kaupa vaadata? Sa ütlesid, sa läbi valu tegid, läbi vastu tahtmist tegid need maailma karikatel ära. Mõtleks, et kas sul ei jääks voli tõmmata see juhe välja öelda, et tegelikult ma tõmban joone vahele. Aga tegelikult minu lepingu on kellegi, olen pildis minu roa lõpuni. Ja selle koha pealt ma nagu päris vastu tahtmist ei teinud ikkagi, aga selles mõttes ta tuli nagu võib-olla lihtsalt peas oli raske ennast sundida ja sporti tollel hetkel tegema veel. Aga ei, mul on tegelikult, ma arvan, et selle 6-7 aastaga me oleme suhteliselt nullist ehitanud tänu headele inimestele ikkagi väga toimiva süsteemi, kuidas sporti teha. Et ma arvan, et need inimesed, need ettevõtted, need, kes on minusse uskunud, neid on olnud üllatavalt palju ja võib-olla siinkohal ongi nagu, isegi ma ei oska neid võib-olla lihtsalt piisavalt tänada, et kuidas on lihtsalt ühesse inimesse nii palju tahetud panustada, et see on midagi ulmelist, aga mis tegelikult minu point on see, et ka teistel noortel sportlastel on tegelikult see Eestis on võimalik, et see ei ole lihtsalt, et see on mingi üks juhus, et ma ei tea, mida me oleme õigesti või valesti teinud tollel hetkel, aga nagu näha, et kui on hea produkt, hea story, piisavalt võib-olla arukust ka neid asju nagu ise manageerida ja ennast müüa, siis tegelikult jah, ma ei tahaks öelda, et siin pole midagi rasket, aga see kõik on ka väikses Eestis võimalik, nii et jah, ja lisaks sellele su küsimusele, et tegelikult ma ei ole seda üksi teinud, et seal on väga palju inimesi, kes on mind aitanud ja nagu ma ütlesin, lõpuks see täisprodukt ongi tulnud selle pealt, et lihtsalt see aastate pikkune töö ja nüüd ma saan tõesti öelda, et mul on olnud siin 4 aasta lepinguid peale Pekingi olümpialt päris mitmeid, mis on andnud mulle kindluse teha sporti ja mitte sellele mõelda, et saaksin lihtsalt oma asja teha. Ja absoluutselt, et kui sa pead iga aasta minema ja nuruma kuskilt raha või sa ei tea, kas ma saan isegi sporti teha, siis ma arvan, sportlasele üks kõige raskemaid asju üldse, et õnneks minul viimastel aastatel on päris palju seda koormat ära võetud, et ma olen pidanud lihtsalt, mitte isegi pidanud, vaid on väga tore minna näiteks aprillikuus käia oma toetajad kõik läbi, rääkida juttu ja me ei pea isegi ainult rääkima rahast, kuna me oleme mingid lepingud juba ära teinud, et lihtsalt rääkida emotsioone, olla kohal ja tegelikult see on väga äge näha, et meil päris palju toetajatega ei ole ammu enam selline nii-öelda tööandja suhe, et me oleme saanud päris paljudega headeks sõpradeks ja suhtleme ka väljaspool sporti päris palju. Need toetajate meeldivad ja intelligentsed sportlased? Seda ma ei oska kommenteerida. Selles mõttes, et ilmselt meeldivad. Nii, veel üks küsimus. Aitäh. Kui palju on sul treeningutes andmepõhisust? Ehk et on hästi võib-olla lai küsimus, et võib-olla selles valgus, et kui palju te testite, et kas need on nagu teatud perioodi järel mingid kindlad konkreetsed testid, et te saate aimu, kus te olete.
kas osad andmed on ka sellised, mida te kogute igapäevaselt saate kuskilt tagasisidet, kas neid andmeid tagasisidestavad taustajõud või on mingi analüüs, mida teeb sportlane ise ja kas kuskil on olemas ka sellised andmed, et sa saad täna minna tagasi ja öelda, et 2 aastat tagasi hooaja keskel jalalihaste jõud läks alla ja seetõttu hüpped kannatab? See on väga hea küsimus, et tegelikult kõik, mis te välja tõite, tegelikult niimoodi see ongi, et noh, mis ikkagi tippspordis lõpuks oleneb, kas me tahame seda või mitte, on tegelikult ju suuresti numbrid. Et noh, loomulikult see enda tunnetus, endast arusaamine, miks ma mida kuskil teen, on ju, see on see teine pool, aga ikkagi meil on väga tugev andmebaas kogunenud alates siis 2019. aastast kuni siiani, nii füüsiliste näitajate poolest, ma ei tea, lõpetades vaimsete näitajateni välja, kui seda saab üldse kuidagi nagu paberile panna, mis lõpuks siis tuleb ikkagi sinu enda poolt, on ju. Et aga mis Norras ikkagi on, et nad usuvad väga tugevalt sellesse teaduspõhisesse sporti ja ma ei näe ühtegi sammu, et nad teeks lihtsalt, et ma ei tea, proovime või et äkki see toimib, et see on väga nagu alade ülene, kuidas koondatakse neid andmeid, kuidas neid analüüsitakse kõrgematel tasemel ja siis tulevad järjest nagu madalamale need andmed ja siis proovitakse seal neid teha. Et minu pool ongi, et mul on ju jooksutestid, rullitestid, jõutestid, kõik võimalikud, ei hakka võib-olla detailidesse laskuma ja mul see data kogu aeg jookseb ja me näeme neid, kas siis kuu lõikes nii palju, kui me tahame neid teha, et sealt mingeid arve välja noppida jälle ja siis korrektuurid teha, et mis ma arvan, seda jätkusuutlikkus minu arengusse on toonud ka, et seal on väga õiged inimesed, kellega ma olen saanud ka mitte ainult nende numbrite poolest hea koostöö, vaid ka mind on tundma õpitud, et jah, suuresti tehakse ju sama süsteemi järgi sporti või trenni, aga mitte ükski sportlane ei tee kunagi täpselt sama plaani. Ja samuti mind õpetatud ise oma plaane tegema väga tugevalt, nii et mis mina näen, mis Norra ja Eesti noorsportlaste vahe on see, et Norras praktiliselt alates 13-14 aastat teevad kõik endale ise plaane kooskõlas treeneritega, mis tegelikult õpetab sind väga varakult ennast analüüsima, aru saama, milline sa oled ja see lõpuks, ma ei tea, kuidas praegu on, ma ei ole väga treeneri töösse kuidagi seotud, aga mida mina ise kindlasti sellel ajal ei teinud ja ma arvan, et sealt see päris suur vahega tuleb juba sellelt tasemelt. Aitäh! Küsin kohe siit edasi jätkuksite, et kas te ütlesid 2019 hakkas selline testimine, siis Eestis ennem ei olnud seda või? Ei, oli küll. Oli ikka, aga meie testid suuresti algasid ja lõppesid koormustestiga, mis tegelikult kui me kõnnime kuskilt mäest üles, siis palju seal on alaspetsiifikat. See põhimõtteliselt lihtsalt näitab sinu toorest võimekust ja siis kas su süda on korras. Ja vereanalüüs, kõik see, et meil on väga tugevalt tegelikult tehtudki seda tervise poolt. Ja nagu ma olen kuulnud aastatega, oleme siin päris palju edasi arenenud ka nüüd siis reaalselt selle füüsiliste näite väga spetsiifilises võtmes, aga jah, algul oligi lihtsalt, et me ei teinud väga mingeid spetsiifilisi jõuteste, me ei teinud rullide peal teste, meil on seda võimekust lihtsalt siin. Et sealt sa saad tegelikult aru, sest kui ma Norra läksin, mu jooksutest ei jäänud väga palju maha ja siiamaani on üks parimaid võib-olla siis kahevõistjate seas Norras. Aga kui ma läksin rullide peale, siis ma olin nagu pikalt viimane, nagu seal polnud isegi varianti, sest see rullide peal test on nii tehniline, nemad on seda eluaeg teinud ja mina põhimõtteliselt pole kordagi seda teinud, et nüüd ma olen järgi saanud, aga ma olen ikkagi pigem seal viimaste seas, et nii see paraku on, aga jah, see on süsteem, mida on nemad teinud ja ma arvan, et sealt on palju õppida aga samas nagu ma ei taha öelda, et Eestis me teeme asju valesti, kindlasti mitte, et meil on omad tugevad küljed, aga lihtsalt võib-olla panna see 2 ala spetsiifikasse, siis kuskilt me tegime võib-olla liiga üldiselt asju lihtsalt. Mul on küsimus ka väljamineku kohta. Õpilane Hövelson, kellega ma olen vestelnud nagu päris palju pärast Jaapanist tulekut. Esimese ja 3. aasta vahe hierarhias oli ikka kolossaalne. Suusaõpetest tõenäoliselt nii ei ole, aga kas on mingi niisugune tunne, kui sa lähed noorena või kui sa oled juba 3. aastal, et suhtumine või?
mõtled nüüd konkreetselt, kui lähed võõrasse riiki? Et kas on mingi nagu natuke kastide süsteem? Alad on muidugi kolossaalselt erinevad, eks ole, summa on. Jah. Ei on ikka selles mõttes, et puhtalt inimlikust nurgast vaadata, siis ma arvan, et Norra minek on tunduvalt lihtsam kui Jaapanisse minek, sest see on põhimõtteliselt sama kultuur, et inimesed on suhteliselt samad oma olemuselt. Võib-olla Norra inimese ainuke see väike miinus, nad ei võta sind kohe avasüli võib-olla nii hullult vastu, aga kui sa oled juba oma inimene, siis nad on tegelikult väga sõbralikud ja ma arvan, et Eesti puhul tegelikult sama. Et see oligi võib-olla, nagu ma mainisin, ainukene raskus, sest ma olin ikkagi nende tiimi liige, aga ma natuke tundsin, et võib-olla kui sport kõrvale jätta, siis ma olin ikkagi see veits siuke immigrant on ju, et aga jah, mida aasta edasi, siis kindlasti nii ei ole ja loomulikult sa pead õppima keelt, kultuuri, kõike seda, et olla nagu oma inimene, aga ma olen pigem õnnistatud sellega, et mind ei ole kunagi võetud see, et umbes, et näed, sa saad minust parema tulemuse, et nüüd me oleme nagu mega vihased, et nende eesmärk on kasvatada mind samamoodi nagu kogu Norra koondist ja minu eesmärk ikkagi, miks ma sinna läksin, oli areneda, aga ka nende omapoolne eesmärk oli see, et kuna minul olid omad tugevused, et ma aitaks ka nende süsteemi võib-olla natukene kuskilt, kust ma ei tea, kas nüüd neil puudujääk oli, aga ikkagi sportlasena siis pushida ka teisi edasi, et see oli ka kindlasti nende väike tagamõte sellel, et ja ma arvan, et kahe riigina koostöös me oleme saanud palju asju rohkem toimima, aga ütleme siis rahvusvahelise alaliidu tasemel, kuna meil on 2 jõudu ja me oleme seal päris mitu võitlust niimoodi ka võitlenud ja võitnud, et see on see üks pool. Ma ei tea, kui väga möödumases küsimuses panin nüüd, aga okei, nii et jah, siis ma kuidagi vahepeal jään jutustama. Nii, kas on veel küsimusi tekkinud? Kui ei ole, siis saan ära. Aga ei, minul on. Vahepeal lüpsas läbi üks sõna, et unistused. Et milline pingirida sulle unistust veel järgi jäänud on? Ja mis need on? Kihlatust me ei küsi. Ise alguses seda. Unistuste pingirida või mis teha või enne ütles ühe siuke võtmesõna oli. No mida ma saavutanud ei ole, ma ei ole täiskasvanute tiitlimedalitel saanud, mul on sellest natukene kuskil kogu aeg puudu jäänud. Ma ei ole MK võitu saanud, nii et kui need 2 asja tulemuslikult saavutaks, siis ma arvan, et ma saaks olla päris rahul oma karjääriga. Aga kui nagu olla realist, siis jah, me võime kõik rääkida, et ma tulen olümpiavõitjaks ja ma võtan medaleid, siis see on natukene mõttest, kuidas ma ütlen, et seda on natuke raskem teha, kui oma mõttetasandil välja mõelda ja ma olen sellest väga tugevalt aru saanud, mis asju tuleb selleks teha. Nii et kui ma oleks nüüd väike poiss, ütleks sama asja, siis ma mõtleks ennem, kui ma ütleks, et loomulikult unistada tuleb suurelt, aga sellel on päris palju ka tagajärgi. Et jah, aga ma tahaks öelda ka seda, et ma arvan, et kui ma nüüd peaks ära lõpetama täna, siis ma saaks pigem vaadata, et ma ei oleks julgenud isegi unistada, et ma tegelikult need tulemused ära teen, mis ma olen teinud. Nii et jah, pigem ma vaatan kogu selle karjäärile positiivselt ja ma arvan, et paar asja on saavutamata jäänud, mille nimel ma siis järgmist aastat üritan veel punnitada kõvasti. Kuulge, aga see on ilus lõpp sellele. Aitäh! Aitäh!